Tere head inimesed, täna on sedasi, et oleme põllul ja oleme Ääsmäel kooli taga ja sellel põhjusel, et siin toimub väikene koolitus. Ja Matkaspordi pere on tulnud vaatama üle, et mis uued peretelgid meil valikusse on tulnud. Mis on vahepeal muutunud? Vahepeal muutunud see, et kui ütleme Matkaspordi valikus on võib-olla olnud rohkem sellised klassikalise kaartega telgid, eks ju, suuremad, väiksemad, üle 100 erineva, et siis tegelikult meil on 2 uut telgitüüpi täiesti juurde tulnud ja nendeks on siis tipitelgid, ehk siukse nagu emapuuga ühe posti otsa käivad telgid justkui ja siis on õhkkaartega telgid. Väga kiht, lähme vaatame neid lähemalt. Lähme vaatame. Alustamegi siis sellest tuttavamast spektrist. Matkaspordi tootevalikusse on ikka kuulunud sellised klassikalised kaartega telgid. Paned plaks kaare kokku, lükkad tunnelist läbi ja siis ajad selle telgi püsti. Neid on väga-väga erinevas suuruses, 4 inimesest kuni 7 inimeseni. Ja see Ferrino Meteora 5 on võib-olla selline hea näide sellest, et kui teil on kaaslasega lasteõnne olnud, siis Meteoral on teile pakkuda 2 erinevat magamistuba või kui tahate lihtsalt õueruumi, siis selle sisetelgi saab üldse ära jätta ja on siuke mõnus varjualune. Mis siin veel on hea, on loomulikult see, et isegi kui õues sajab paduvihma, siis kogu telgi esik on ka põrandaga, mis tähendab seda, et saad sokkides oma magamistoast tulla elutuppa ja nautida siis vihmasabinat siin katuse ümber. Ja sellise suure eeskoja eelis on loomulikult ka see, et siia eeskotta võid panna laua, tooli, oma kotid ja muu mudru ja miks mitte ka külmakasti või mis iganes muud sul nagu kaasas on. Ja see ongi nüüd peretelgi ja sellise matkatelgi põhiline vahe, et reeglina neil see eeskoda kipub olema suurem. Tänu sellele loomulikult on ta raskem, teda seljast tassida on nagu tugeva mehe ülesanne. Et ja ruumi on ja mõeldud just selliseks mõnusaks kämpimiseks. Ja kui me räägime nüüd uutest toodetest, siis Matkaspordi tootevalikusse on lisandunud selline bränd nagu Outwell ja Outwell ongi siis väga-väga suurtele telkidele spetsialiseerinud. Ütleme niimoodi, et jah, eks ta teeb paljusid asju, aga mis siin on uut, on see, et lisaks sellele, et see eeskoda on veelgi suurem ja siia mahub veelgi rohkem laudu ja veelgi rohkem diivaneid ja mida iganes, on tegelikult see asi nüüd püsti pandud õhkkaartega. Ehk siin ei ole mitte midagi jäika. Püsti läheb ta niimoodi, et pumbatakse lihtsalt kas käsipumbaga või kui tahad mugav olla, siis loomulikult akupumbaga. Pumpad kaare täis ja plaksti telk on püsti. Ja väga-väga populaarne, väga-väga mugav, et tagab ka selle, et nii-öelda pakkides ei saa kogemata astuda kaari puruks või midagi sellist. Et Euroopas on see nagu väga trendikas just see õhkkaarte kasutamine. See põhiline eelis on see lihtsus. Viskad selle nätsaka maha, pumba külge ja ajab ennast püsti. Vaatame natukene edasi ka. See telk on siis 2-toaline. On mõnusalt pandud panipaigad sinna telgi tahaosasse, et saad oma rätiku või mobiiltelefoni või mingisuguse muu nodi nagu ära paigutada. Sätid oma magamise siia maha, 3 last vabalt ühele poole, vanemad teisele poole ja ongi hästi mõnus. Ja kui me vaatame siin, see on ikka siukse väiksema elutoa mõõturuum, et ma juba kujutan ette, kuidas IKEA-st võtad endale siia diivani ja siia kuskile paned lauakese ja võib-olla isegi väikse potilille, et saab ikka väga-väga mõnusaks ja koduseks teha. Üks hästi vahva featuur, mis mulle selle telgi puhul väga-väga meeldib, on see, et kui te olete varem telkinud, siis te teate, et tulete sisse, tõmbate luku kinni ja siis otsite alt seda lukku, et saada välja ja nii edasi. Aga võt siin on tehtud siuke magnetitega lahendus, et hoiab putukad eemale ja muidu mõnus. Üks hästi siuke suur hirm, mis inimestel õhkkaartega on, ikka uute asjadega on hirm, eks ju. Et kui nagu fiiber või alumiiniumvardas saad aru, et on tugev metall või siis fiiber ja kestab, aga mis juhtub, et kui see katki läheb? Suures plaanis, kui te selle katki saate, siis loomulikult see on vahetatav varuosana, sest Matkaspordis on ikkagi telkidel ka varuosad saada. Aga ma tahtsin natukene näidata seda, mis võiks kindlustunnet sisendada. Et see, mis siin peal näha on, see ei ole see õhkkaar. Et kui me võtame siit lahti, selle luku, siis me näeme, et siin all on see õhkkaare pontoon.
aga ka see ise ei ole veel nii-öelda õhku pidav osa, vaid selle sees on siis tugev membraan, mis täis pumbatakse, mis tähendab seda, et ütleme sellistes nagu põhivigastuste kohtades, selleks, et üldse see balloon katki saada, on vaja kõigepealt läbida seepind ja siis selle sees olev nagu membraan. Et eks loomulikult nii nagu autorehvigi saad katki, kui sa kruvi otsa sõidad, siin on sama risk, aga õnneks on varuosad ilusti saadaval ja saab vabalt vahetada. Väga laheda efektuurina, mis eriti näitab seda, et need ongi tehtud mugavaks eluks, on siia pandud elektrimärk. See mitte ei tähenda seda, et see telk sulle särtsu annab, vaid siit alt saab tegelikult lihtsalt elektrikaabli panna mugavalt telki sisse ja seal teha siis oma külmikute ja muud asjade ühendused. Kui õhkkaartega telk on võib-olla selles mõttes klassikalise telgi evolutsioon, siis ma tahaks öelda, et järgmine telk, mida me tutvustame, on revolutsioon. Tegelikult on tegu ikkagi rohkem sellise taasleitud vanaga. Et minu vasakul käel siis tipitelgina tuntud telk, võib-olla üks nagu klassikalisemaid telgidisaine, aga kellele ta mõeldud on ja milleks täpselt, seda nüüd siis hakkamegi vaatama. Et kui te tulete siia sisse, siis on näha, et see konkreetne telk on mõeldud selleks, et siin saaks magada 9 inimest. Nagu näete, siia on juurde lisatud veel ahi, millel on ka väike boiler, kus saad omale sooja veed keeta. Siit ahju viskad sisse siis erinevat nii-öelda metsaleidu, mis sa leiad kuivanud puitu. Aga miks seda võib-olla vaja võiks olla? On loomulikult, kui teil on toimumas suurem sündmus, võib-olla peate pulma, võib-olla peate turismitalu, teil on vaja sellist nagu ajutist välipinda juurde, et siis see telk vastavalt valikule, kas koos põrandaga või ilma, või põrand on komplektis, selle saab ära jätta, võib olla selline mõnus nagu lisatäiendruum suvesituatsiooniks. Nagu ütlesin, mahutab 9 inimest, aga kui tahate, võite siia panna hoopis ühte otsa diivani ja teleka ja teise otsa suure voodi, et otsus on nii-öelda vaba, et kas rohkem minna ruumikuse peale või siis mugavuse peale. Ja püsti läheb ka tegelikult suhteliselt lihtsalt, et paned nii-öelda ääred paika, lükkad selle emapuusid püsti ja siis pingutad väljast ära ja kogu see asi võtab tegelikult, ütleme niimoodi, 2-3 tehes umbes 7-8 minutit. Esimene kord kindlasti on natukene tülikam, aga kui juba asi käpas, siis käib see kiiresti. Ja nagu öeldud, ennekõike võib-olla seda tüüpi telk, kindlasti ei ole ta mõeldud kaasasvedamiseks, vähemalt siis, kui see tõesti ei ole väga-väga suure seltskonnaga, vaid on ta ikkagi mõeldud selleks, et paned püsti ja siis kasutad pikemat aega. Konkreetne isend on tehtud ka puuvillasest kangast, siin sünteetikat ei ole, mis tähendab seda, et see siseõhk on siin võib-olla selline nagu natukene mõnusam. Sünteetilises telgis päiksega kipub ikka tulema selline, selline kindel nagu telgilõhn. Et siin seda ei ole. Ja veekindluse sellest telgist tagab tegelikult see sama puuvill ise, mis siis niiskeks saades paisub kergelt, paisub oma poorid kinni ja voolab siit vesi maha. Kui märkate, siis õhutusavad sellel telgil on ka allpool, sellel on väga ja loomulikult ülevalt läheb välja. Sellel on ka väga spetsiifiline põhjus, et kui ahi siin sees on, et siis alati värske õhk oleks all, ehk seal, kus inimesed magavad, et ei tekiks mingisugust nagu vingugaasi ohtugi. Et telgil on siis 2 nii-öelda seadistust, et tal võib olla põranda all või võib põranda ära võtta, näiteks siis, kui tahad, et kogu see asi siin veel mõnusamalt tuulduks, oleks siuke nagu vaba, aga siiski vihma eest kaitstud olukord, siis tegelikult tuleb seda loomulikult juba püstitamisel arvestada. Te praegu vaatate, siis vaiad on põhja küljes, aga sellisel puhul pannakse vaiad siis selle seina külge, võtate siit lukuga lahti ja saab sellise hästi-hästi mõnusa nagu naturaalse olemise. Võib-olla ongi, kui pead näiteks turismitalu, tahad teha väikest töötuba, workshopi, võib-olla mingit lastehoidu,
siis ei pea muretsema selle pärast, et väljas sul kogu mustus sisse tuuakse, vaid saad kogu selle asja paigaldada ilma põrandata ja on niisugune mõnus varjualumine. Väliüritust planeerides siis tihti mõeldakse ikkagi sellele, et oleks vaja telki sellest, et vihma eest on vaja kaitsta. Aga üks asi, millest telk veel kaitset pakub, on loomulikult päike. Et on nad UV-kindlad, kõik, mis siia alla pannakse, seega päikesest kaitset omab ja see on kindlasti aspekt, mida meeles pidada. Ja kui võib-olla selline 9 inimese tippitelk tundub liiga suur, siis suvevaheaeg on ju tulemas või juba käimas või juba ammu läbi, sõltuvalt sellest, millal te seda vaatate. Aga suvel tuleb kindlasti lastele palju sõpru külla ja mis võiks olla mõnusam, kui nad saada toast õue ja natukene oma tuppa rahu. Ehk meil on tegelikult pakkuda ka selline mõnus 6 inimese tipitelk. Palju kergem, palju lihtsam, palju mõnusam ja mahutab kõik pere väiksemad ja tegelikult ka suuremad väga hästi ära. Ja selle tipitelgiga on veel selline lugu, et see on suurepärane ka siis, kui plaanid metsa laagerda minna ja jääda sinna paariks päevaks. Saad oma kodinad ilusasti sinna paika panna, vahepeal matkamas käia ja mugavamad inimesed, nii nagu ka eelmisesse tipitelki, saavad ka siia kaasa võtta välivoodi. Jah, ja tänu oma kergemale materjalile ongi teda mugavam selga võtta ja metsa tassida. Absoluutselt. Nii et käige vaadake valik üle. Valik on teil ju lai. Üle 100 telgi on matkaspordis. Tehke oma valik ja kohtume metsas. Kohtume.